kui seda head mõtet ei ole, siis see pole soovib. Teine tähelepanek on siin, need, kes siin saalis vastas istuvad, kui seda rida vaadata, siis võib öelda, et meil on vedanud, et meil on inimesed, kes on elus endalt mingisuguse kuvandi loonud ja see on reeglina positiivne ja ilmselt on igal ühel võimalik valimistele minnes ikkagi leida selline kandidaat, ütleme, kelle ausus ja vastutusvõimes ja tarkuses ja sellistes selgrooksuses ja teistes inimlikes omadustes nad on veendunud, et saavad õige kandidaadi poolt hääletada. Võib-olla ei olegi siin nii väga oluline, et hakata kõigepealt parteid valima ja siis või välistama mõnda parteid, sest parteide lugu on ikka selline, et räägitakse, et nad eristuvad üksteisest maailmavaate poolest. Aga vähemalt meie Eesti selles poliitilises süsteemis või poliitilises tegelikkuses see maailmavaade kipub olema väga muutuv, väga ujuv ja võib-olla ongi sellest veidi vanemalt rääkida, et ikkagi ilmselt on õige orienteeritud sellele inimesele, keda osaldab, kellega on kindel, et ta ei keela nüüd kätte. Ma teiseks, nagu ütlesin, ma ei hakka tarkusest kellegi võitlemast, kui lähen kohe alla, aga selle tõttu on veel paar sellist tõdemust, mis ma pole ise välja mõeld. Aga üks pärineb Mihkel Mutilt, tema ühe viimastest raamatust pealkiri Kõik on hästi. Kes seda loeb, seal on üks ivakeste kogu, siis saamegi aru, et kuigi elame mõnes mõttes hädaolus, saab ikkagi kõik on hästi. Aga teine raamat, mida ma tahan väga igasugustele otsuse tegijatele, igasugustele inimestele, kes tahavad, et neil oleks mingisugune ratsionaalne ja faktidele tuginev kujutlusmaailmast, on rootslase Hans Roslingi raamat Faktitäius väga ilusti ilmunud ja see raamat eristab või õpetab eristama ja kujundama faktidele tuginevat maailmapilti